see on osaliselt ise ka kiirem ja aeglasem, ehk sul on nagu selline lambda arhitektuur, kus sul on batch plus stream processing, et sul ütleme iga sisse tuleva tekstiga sa omistad talle ära tema sündmuse, aga siis teatud batch'i ajal sa võtad need vahepeal toimunud paljud sündmused kokku, saad sealt kätte neid topikuid ja event'e siis vastavalt ja Tere tulemast kuulama saadet Laomees ja Torumees. Täna on meil saates külas Jaan Übi, kes on SensusQ Head of AI ja juhtiv andmeteadlane ning tänaseks teemaks on kaitsesektori andmed, AI agendid ja palju muud põnevat. Tere Jaan, tere Lauri. Tervist, aitäh kutsumast. Selline küsimus, et sul on majandus, haridus ja siis andmesuuna haridus ja doktorikraad ja nüüd sa oled kaitsesektoris, et kuidas nii läks? Et kas sa nagu liikusid ära, et sulle ei meeldinud üks asi ja siis leidsid midagi põnevamat või sa oled alati liikunud sinna, kuhu sa praegu välja oled jõudnud, lihtsalt see on käänuline tee olnud? Ma arvan, et on õige öelda, et see on käänuline tee olnud. Ma lõpetasin keskkooli 1995. aastal, siis majandus oli väga popp ala, kuhu õppima minna. Meie klassist läks Tartu Ülikooli majandus juba 7 poissi. Aga samas on see, et ma olin juba varem ka programmeerimisega tegelenud ja sellepärast tegelikult see suurem huvi on olnud ikka sinna suunda. Ja kui ütleme, räägitakse sellest, et on T-tüüpi spetsialiseerumine, et sul on mingis asjas sügavam teadmine ja siis millestki laiemalt, siis kui juurde räägitakse Pi-tüübist nüüd, et 2 kohas on sügavamalt, siis minul on natukene harkjalgadega Pi, et ühega seisab nagu selles äri pooles ja ühega seisab tehnilisemas pooles ka. Aga selles mõttes ma algselt võtsin sinuga ühendust, nagu me siin enne salvestust rääkisime ka korra, et kaitsesektor on, andmed on, SensusQ tegeleb andmetega justkui ja et need andmed kuskilt tekivad ja kuidagi tulevad ja siis neid kuidagi töödeldakse ja siis keegi ilmselt teeb mingeid otsuseid kuidagi. Et ma nagu mingi tooteettevõte, antud juhul ka logistika ja ütleme finantsettevõtte puhul nagu enam-vähem saan aru, kuidas see käib ja kes need osapooled on. Aga kaitsetööstuse puhul mulle, kuidas see käib? Või mille poolest see erineb nagu sellest, kuidas mujalda? No ma ütleksin niiviisi, et kui alustada andmetest, et meil tulevad sisse erinevad andmed, selles suhtes, et nii tekstilised, pildilised, võib pärast detailsemalt öelda, siis need andmed on omakorda kaardi peal, spatial temporal ja nendel on ajajoone komponents, nad tulevad mingisugusel hetkel sisse. Nii et kõiki sellist tüüpi andmed meil on, aga võib-olla tähtis oleks öelda see, et meie äpp on juhitud nagu selliste ülalt alla information request'ide poolt, ehk siis sul on andmete tekitajaid on näiteks selline püramiidi alumine vundament on väed ja siis on sul põhilised kasusaajad nendeks on analüütikud, aga need information request'id on defineeritud komandoride poolt ja see tähendab seda, et vahest lüüakse mõni otsus trepist üles kick it upstairs komandoridele vastu võtta ja vahest teevad muidugi analüütikud nii palju sellega vahetööd ka, aga jah, sellised hierarhilised ülalt alla information request'id on, mis ei tähenda muidugi seda, et meil ei oleks sellised unknown'e, ehk siis asju, mida me andmetest lihtsalt leidma peame, mida me ei teadnudki, et me nendest ei tea, kui Donald Rumsfeldi populariseeritud terminit kasutada.
millest, kui me korraks astume sammu tagasi, et mida SensusQ täpsemalt siis teeb, kui ütleme inimesed, kes kuulavad, et nad ei ole sellest eelnevalt kuulnud, et oskad sa, Jaan, paari sõnaga rääkida, et mis see nii-öelda toode on? SensusQ toode on Winning Mind. Me oleme otsustustoe tööriist, see tähendab seda decision support inglise keeles ja me oleme selles mõttes dual use ehk siis kahese kasutusega, et nii tsiviil kui militaarotstarbelise kasutusega ja noh, võib-olla tähtis on öelda seda, et igasugustes sellistes kriitilistes situatsioonides on ühte ressurssi kõigil võrdselt, on aega võrdselt ja sul on olukord, kus sul on kognitiivne selline ülekoormus, sul tuleb palju informatsiooni sisse ja sa tahad põhimõtteliselt teha asja lihtsamaks osapoolele, enda osapoolele. Ma üritan korra peegeldada, kas ma saan õigesti aru, et ütleme siis ongi ühest küljest lahingusituatsioonid, kus on väga palju erinevaid, ütleme jalavägi, droonid, kõik muud sellised mingid sensorid, kust andmed võivad tulla ja et sellest lahinguolukorrast tekiks pilti, siis teiselt poolt see tsiviilolukord. Kas see võib olla näiteks, et on, ma ei tea, Ameerika president tuleb ja siis politsei ja muud jõud soovivad kuidagi seda olukorda hallata või mis see tsiviil? Näiteks see või siis laulu- ja tantsupidu, kus me tegime ka decision support'i. Nii et sellised olukorrad ka ja neid tuleb jah hallata, et sul on ka nii-öelda välja peal on mobiiliäpis siis võimalik sinna informatsiooni edastada ja nii see töötab. Selle puhul tundub eemalt vaadates, et seal on nagu, et see info, mida sa saad kaasata, et see on nagu lõpmatu kogus või noh, et sa võid sinna ilmastikku sisse panna ja noh, ma ei tea, uudiseid ja siis igasugu sensoreid ja mida iganes veel, et kuidas nagu sellest osast mõelda? No ma arvan, et eks ta nii on, et selles suhtes ütleme see nii-öelda the more the merrier, et mida rohkem, seda uhkem. Et nii ta on ja meil on niiviisi, et ütleme, kui rääkida meie sellisest AI poolest, siis see jaotub nagu 4. Me oleme nimetanud seda ajust inspireerituna, on ta siis kiire, aeglane, mälu ja executive, see on siis täidesaatev. Ehk siis ütleme, see kiire või sünkroonne AI oleks siis nagu ajutüvi, mis on selline kõige kiiremad refleksiivsed vastused, siis aeglane või asünkroonne oleks association cortex, assotsiatiivne cortex. Siis on meil veel mälu AI, mis oleks siis nagu hipocampus ajus ja executive ehk täidesaatev AI oleks prefrontal cortex. Et see AI jaguneb ise niiviisi, aga noh, jah, et nendest võiks võib-olla ka detailsemalt rääkida, et mis me seal selle infoga teeme selleks, et hea tulemus välja tuleks. Aga ma tulen tagasi korra oma küsimuse juurde, et kuidas, kas või see laulupeo näide, et kuidas sa aru saad, et sul on piisavalt infot? Et üks asi on see, et kuidas te praegu toimetate, aga ma ei saa aru nagu sellest, et kuidas sinna jõuda, et noh, mul tuleb mõte teha SensusQ on ju ja siis ma hakkan mingeid andmeid kuskilt importima, mis ma üles leian something ja siis ma hakkan seda ehitama, aga noh, et okei, et meil tuleb laulupidu, et mille põhjal nagu tehakse seda valikut, et millised andmeallikad nagu relevantsed selle jaoks on. Ja noh, iga järgneva asja nagu juurde toomine on omaette nagu kulu nii nagu aja kui ressursi. Kust see nagu tekib? No see on niiviisi, et see on nüüd koostöös meie nii-öelda kliendiga ehk tegelikult andmed on alati kõik tema omad ja tema ise valib, mis sinna sisse läheb. Meil on ainult vahendid, kuidas erinevat tüüpi andmeid kaasata
ja kuidas nagu üldiselt selline, kui rääkida üldisest sellisest domeenist arusaamisest või sellest äri poolest nii-öelda, siis on meil meie enda asutajad ja meie enda firma inimesed on ka sellised, kuidas ma ütlen, selgete silmadega ja kindla silmavaatega, kes ütleme, kuidas seda öelda, et ühesõnaga nad on selle valdkonna inimesed, aga nüüd rääkides sellest, et klient ühesõnaga defineerib need andmed, mis temal on ja kasutab neid ja muidugi see äripoole teadmine või turva poole teadmine on nii meil olemas, aga kindlasti väga palju klientidel. Okei. Ehk siis nojah, et nagu sa ütlesid, et see, kuidas see eesti keel sai, decision support? Otsustustugi. Otsustustugi, okei. Et ta siis sisuliselt pakute seda, et teil on otsustusmehhanismid, mis suudavad tarbida erineval kujul sisse tulevaid andmeid, neid omavahel seostada ja kas siis kuidas see väljund on nagu defineeritud või noh, et kui ma mõtlen masinõppest, siis sul on alati mingisugune optimisatsiooni funktsioon. Aga ma ei ole kindel, et see otseselt rakendub nagu selle otsustustoe sektori puhul või kuhu sa selle nagu paigutad, et mis tüüpi see väljund on? No meil on nii masinõpet kui teisi osasid tarkvarast, et kui masinõppest endast rääkida, näiteks meie selle kiire AI poolel on meil ise treenitud militaarsõidukite äratundmise visuaalne mudel. Näiteks see siis tuvastab neid militaarsõidukeid, aga kui me laiemalt räägime, siis võiks neid IR-e või information request kujutada ette kui mingisuguse andmepäringuid, kus sa siis põhimõtteliselt pead kõik ära katma ja ütleme, inimene vaatab veel sinna sisse ja püüab saada vastuseid neile. IR võib olla näiteks see, et mis toimub seal selle laulu-tantsupeol seal selles väravas sellel hommikupoolsel ajal. Neid IR-e võib olla ka arvuliselt väga palju, et neid võib olla lausa tuhandeid. Ja see integratsioonide pool, ma mõtlen, et kui te nüüd kliendi enda andmete pealt toimetate ja näiteks on siis seesama laulu- ja tantsupidu, kas ei ole selline mõnes mõttes ühekordne integratsioon või ühekordne projekt või te kasutate, ütleme, tavapäraseid konnektoreid, et mis iganes MySQL või Kafka või asi kellelgi seal taustal on, et te lihtsalt ühendate nende andmetega. Ma kujutan ette, et seal peab ikkagi andmemudeldamist tegema ja ma lihtsalt võib-olla ma täiesti eksin, aga mulle sellise andmeinsenerina tundub see nagu päris mahukas projekt, et suurest hunnikust andmetest jõuda selleni, et meil on midagi väärtuslikku, et me teame, mille pealt otsuseid hakata tegema, mida üldse AI või masinõppelahendustel ette sööta. Jah, ütleme, kui me räägime tekstiandmetest, siis on meil nii, et meil tuleb sisse, ütleme, mitte ainult need kliendi enda nagu nende isiklikud firma või organisatsiooni tekstiandmed, vaid tulevad sisse ka, ütleme, RSS-i vood, siis Telegrami, X, Twitteri sissevõtmine, kõik sellised asjad ka. Nii et ütleme, see on niiviisi, et klient seadistab meiega koos selle üles ja siis see voog meile jõuabki. Okei, et teil on pigem siis struktureerimata tekstiandmed, et nii väga struktureeritud andmeid tegelikult siis ei töötle? Tähendab, ma ütleks, meil on mõlemaid, aga jah, et meil on ka selliseid nagu arendamisel olevaid suundi nagu sensori andmed ja jah, et andmeid on igasuguseid. Ja kui nüüd need tekstiandmed siis erinevatest chatidest ja RSS nendest voogudest tulevad sisse, siis tekibki see hetk, kus need
jaotuvad nüüd mingi otsustuse põhjal nende 4 ai lahenduse vahel või kuidas ma üritan aru saada, et mis see nii-öelda töövoog selles protsessis on? jah, no ütleme, kui rääkida sellest, kui sisse tulevad tekstiandmed ja meil on nii-öelda see kiire ai, mis tähendab seda, et ta on sünkroonne, siis seal jooksevad sellised asjad nagu nimeolendite märgendamine, named entity recognition, siis samuti on märksõnade ekstraheerimine, keyword extraction on meeleolu, sentiment analysis. Sellised asjad jooksevad kiiresti paralleelselt ja siis on, ütleme, sellised aeglasemad asjad, tähendab, on tegelikult ka, ütleme, see pildi pool on kiire. Ja kui rääkida nüüd aeglasemast poolest, siis on näiteks selline asi, mis ühendab noh, kõik 3 sellist osapoolt tähtsat nagu LLM-id ühest küljest, suured keelemudelid, masinõppe ja operatsioonianalüüsi on siis selline asi, et ütleme sellist struktureerimata tekstivoost võtta välja nagu tähtsaid sündmusi. Et seal on siis niiviisi, et LLM kõigepealt nagu võtab sündmused tekstist, ütleme nii, et kui me ütleme eraldi sõnadena topikud kõigepealt tekstist välja, siis masinõpe klasterdab neid topikuid, masinõpe klasterdab neid topikuid ja siis nendele klastritele annab nime jälle LLM ehk siis tekstist saadakse topikud ja nende grupid on event'id. Selle nime annab siis LLM uuesti, aga nüüd tekib selline situatsioon, et see on selline nagu see on osaliselt ise ka kiirem ja aeglasem, ehk sul on nagu selline lambda arhitektuur, kus sul on batch plus stream processing, et sul ütleme iga sisse tuleva tekstiga sa omistad talle ära tema sündmuse, aga siis teatud batch'i ajal sa ütleme, võtad need vahepeal toimunud paljud sündmused kokku, saad sealt kätte neid topikuid ja event'e siis vastavalt ja selleks, et nüüd teada saada, mis kordub, tähendab mitte kordub, vaid ütleme, mis jätkub selles suhtes, et ütleme, et kui sul on mingisugune sündmus, mis kergelt muutub, midagi kandub sinna edasi vanast andmestikust, tuleb juurde, siis sa tahad seal nagu operatsiooni analüüsiga ja seal selliste tehnikatega nagu Hungarian tahad teha näiteks seda, et mis milleks jätkub. Et siis sellisel nagu tähendab aeglasel ai-l või asünkroonsel ai-l on kõik need 3 asja mängus, LLM-id, masinõppe ja operatsiooni analüüs. Aga siis ütleme, see kolmas osa, mis on mälu ai või hipokampus, et seal on niiviisi, et selle all me peame silmas sellist keskset teadmusgraafi ehk siis nagu ontoloogia põhjal üles ehitatud entity'de ja relationship idega siis sellist graafi, kus sul on erinevad osapooled ja nende suhted ja sellised asjad ära kirjeldatud. Ja selles suhtes, et jah, seal tekib veel selline asi, et kui sa ütleme, võtad kõike seda eelnevat sinna sündmuste graafi sisse või sinna teadmusgraafi, siis tekib sul selline küsimus, et aga kas sa saad ka kasutada seda teadmusgraafi tulemusi selleks, et omakorda midagi sündmuste kohta teada saada, et nagu graph räägida seda või midagi sellist, et siin ma väga spetsiifiliseks ei läheks, selles mõttes, et mis on nagu tehtud, mis on tegemisel ja nii edasi, aga üldine idee on selline, kui see viimane ka ära markeerida veel see executive ai või täidesaatev ai, siis see on nagu agentne rohkem, et seal on siis küsimus selles, et kuidas neid IR-e, mis on meie need kesksed informatsiooni
informatsiooni küsimused, kuidas neid vastata ja kuidas ka nagu nii-öelda mingisuguseid asju leida, mida IR ei ole osanud ära markeerida. Kuidas te sellise ai arhitektuurini või sellise arhitektuurini üleüldse jõudsite või tead sa seda ajalugu, ma ei tea, kas sa oled algusest saati olnud seal Census Q's või mitte, aga et kuidas see nii-öelda on tundub, et see on nagu päris läbimõeldud ja kompleksne lähenemine, et seda ma niiviisi ei oskagi kommenteerida, selles suhtes, et ütleme, iga selline kompleksne struktuur saab mingisugustest konkreetsetest tükkidest alguse ja siis tuleb nad kokku seostada, et see võib-olla oleks kõige parem vastus. Päris keeruline on nagu midagi küsida või nagu küsida ei ole keeruline, nagu küsida kuidagi sellisel viisil, et seda nagu vastata ka saab. Eks ta nii ole, aga selles suhtes, et kui rääkida nagu sellest, ütleme nii, et kui korraks rääkida sellest, et nagu laiemast pildist, kus me oleme, me võime kusagile igasugustesse kohtadesse alati tagasi minna, aga siis on see küsimus jah, et kuidas seda öelda, et natuke on selline teema, et kõik teed viivad Rooma, et praegu see agentsuse teema on nagu selline, mis on väga igal pool üleval, et ühest küljest sul on nagu väiksed startup'id nagu meie keelel siis ütleme on andmed või klientide andmed ja teisest küljest on sul suured firmad, kellel on mitte ainult andmed, vaid on ka äriprotsessid ja ütleme massiivselt äriprotsesse ja kui seda agentsuse teemat natuke korraks sinna minna, siis üldse seda võiks nimetada niiviisi, et see on nagu arvuti, mis kasutab arvutit, et arvuti on arvuti ees ja kasutab arvutit, aga jah, et kui ma võin korraks natuke veel sammu tagasi astuda. Ja, aga lihtsalt täpsustuseks, et agentsust me räägime antud juhul mitte spioonifilmi mõttes agentidest, vaid me räägime ai agentidest. Ja me räägime ai agentidest ja ütleme, kui ma seletaks seda niiviisi, et ütleme, kui meil on niiviisi, et programmeerimises endas on liikumine kõrgemale abstraktsiooni tasemele, et meil on nagu assembler, C, C++, Python, Go, igaühega tahetakse väiksema vaevaga rohkem ära teha, siis see programmeerimist ennast võiks kujutada niiviisi, et inimene tegi reeglid. Aga nüüd masinõppe oleks siis see, kus andmedest õpitakse reeglid, ehk siis natuke jälle kõrgemale abstraktsiooni tasemele, kusjuures masinõppes endas, eks ju, ütleme, on see, et kui sa võtad näiteks kas või närvivõrgud, ANN-id, siis seal sa said, ütleme, jooksma võib-olla sellise asja, mina olin ennem pankades siis sellise asja nagu maksete klassifitseerimine, kõik maksed käivad läbi ja öeldakse 1/66 klassist, kuhu see makse parasjagu kuulub. Aga kui me võtame nüüd edasi, siis ANN-idel tegelikult tohutu selline arenguhüpe toimus siis, kui ta seostati ära stiimulõppe sellise metodoloogiaga nagu reinforcement learning ja siis oli võimalik see aju nii-öelda, see ANN-i aju ühendada keskkonna külge ehk saada kätte ütleme kuunduri maandumine või kuundumine, siis Uberi, Bolti hinnastamine, siis selline asi nagu aktsiaturgudele investeerimine, see kõik muutus võimalikuks nende kahe kombinatsioonis. Ja nüüd on jälle omakorda veel kõrgemal abstraktsiooni tasemele, et kõigepealt olid LLM-id, siis LLM-e hakati agendina, et kus sul ei ole mitte ainult nagu see LLM ise, mis hallutsineerib, vaid on ka orkestratsioonikiht, mis põhimõtteliselt on nagu selline software engineering-ish, mis omakorda on nagu programmeerimine mõnes mõttes või software engineering, millest me ennem rääkisime, aga mis nagu sellise ping-pongiga LLM-iga suudab siis tööriistade, tool'ide abil
igasuguste API-kutsungite ja selliste asjadega tarkvara back-end'i kontrollida. Ja see on üks lahendus või siis teine on suure firma puhul see äriprotsessi asi ehk ühesõnaga äriprotsesside taha need agendid panna. Aga ühesõnaga jah, et sul on nagu selline järjest kõrgemale tähendab abstraktsiooni tasemele liikumine, programmeerimine, ANN-id RL-iga, LLM-id agentsusega ja seal on niiviisi, et selles suhtes nagu, et see agentsus on nüüd tänapäeva nii-öelda see suur investeeringu teema, mis nagu isesõitvad autod, mis pidid juba 2017 sõitma läänekaldalt idakaldale, võib mitte välja tulla, aga parem oleks, kui ta välja tuleks, et läheks vähem investeeringuid kaotsi. Et see on nagu see suurem pilt. Ma kuulasin just seda hiljutist podcasti, see Diary of the CEO-s räägiti AGI-st ehk siis Artificial General Intelligence'ist ja sellest, et kuidas kõik hukka saab või siis vähemalt, et äkki me võiks midagi teha, et selle tõenäosust vähendada. Et kuidas sa sellesse suhtud, et see täpselt see sama redel on ju, et kui AGI on seal nagu järgmine on ju, et meil saab intelligentsust valmis ja siis nagu ei ole inimesi vaja enam rohkem. Jah, no tähendab minu arvates taandub siin nüüd kõik inimeste moraalile ja sellega ei ole muidugi kunagi eriti hästi olnud. Nii et selles suhtes oht on suur, aga kui ma korraks lisan veel selle agentsuse kohta ühe asja, et see asi, mis nagu läbivaks teemaks oleks, seda võiks nimetada Turingi teiseks testiks. Et kui me kõik teame, et Turingi test oli, eks ju see, et kui inimene istub arvutiga ja chatib, kas ta saab aru, kas see on arvuti või ei ole, siis Turingi teine test võiks olla selline, et inimene on TPD paki kuller ja kas ta saab aru või Omniva ja kas ta saab aru, et tema on viimane inimtöötaja, kes selle firma jaoks töötab. Ehk siis pricing'u hinnastamise teeb hinnastamisagent, raamatupidamise agent, finantsjuhtimise agent, turunduse copywriter on agent, isegi CEO on agent ja siis ainukesed inimesed, kes firmaga veel seotud on need nii-öelda nõukogu liikmed, kes oma investeeringut juhivad. Et see küsimus on selles, et me räägime kõik sellest, mis on täna. Aga kui me mõtleme ainult, eks ju, 3 aastat tagasi, kui kõik selle LLM-ide tõttu niivõrd ära muutus, et siis ühesõnaga, siis tähendab võib-olla ju selline asi, et selline kardinaalne muutus tuleb lähiaastatel veel ja siis me peaksime nagu natuke ette mõtlema, aga mis siis juhtub. Aga tulles korraks selle nagu selle üldise küsimuse juurde tagasi, et no mulle meeldib see graafik, et ütleme, sa paned nagu aktsiad kõik hinnale 100 ja siis sa simuleerid seda juhuslik, tähendab ühe ja sama keskmisega ja standardhälbega simuleerid need aktsiad, need lähevad niiviisi laiali. Ja mõne saatus juhuslikkuse puhul on positiivne, mõne saatus on natuke negatiivsem. Et seal on nii, et kui nüüd üks lause sellest lõpust ära võtta, et lause lõpeks niiviisi, et matemaatiliselt on nii, et kui leida keskmise hinna ja pankroti tõenäosus, keskmise hinna ja pankroti tõenäosuse väärtused aja lähenemisel lõpmatusele ja ma võtan selle osa lausest ära, aja lähenemisel lõpmatusele, siis keskmine hind on lõpmatu ja pankroti tõenäosus on 1. Ehk ühesõnaga ühest küljest on nagu otse üles ja teisest küljest on otse alla. Et jah, et see on kõik selline asi, mida me tõesti ette ei tea, et ma mäletan, oli see, kes tegi seda Edge ja seda asja mingi Brockman või mis ta asi seda oli. Temal oli mingi raamat siin hiljuti tuli välja, kus nad 50 aastat tagasi rääkisid inimestega, kes põhimõtteliselt teoretiseerisid AI üle ja seal oli sellised inimesed, kes rääkisid täpselt seda ette, mis tuli. Aga muidugi võib-olla ka sellepärast, et kõik rääkisid juhuslikku juttu ja midagi lihtsalt juhtus.
et ühesõnaga see on väga raske küsimus. Selles mõttes, et iga kevad või iga sügis ja iga aastaaeg on umbes need Maalehe uudised, et või noh, enam väga ei ole, aga varasemalt oli päris palju, et see ilmatark, ma ei tea, vaatas mingi põrna ja ütles hästi. Ja noh, kogu aeg on neid uudiseid ja kui sa nagu ei vaata sinna sisse, siis noh, tundub, et noh, see põrna vaatamine või kohvipaksu vaatamine või ma ei tea, kuradi põlve ja valu tundmine ongi nagu tõeallikas. Aga samamoodi need on mingisugune 100 tükki ja siis sa lihtsalt valid välja selle, kes nagu pani täppi. Noh see, et kas see oli mingi Ants oli Antslast või mingi teine mees oli kas mujalt, on ju põhiline, et ta oleks mees metsast ja habemega ja siis arvaks midagi ilmastiku kohta. Küll sa leiad selle tüübi, kes õiget asja ette ennustas ja siis postitad nagu selle uudise ja siis kokkuvõttes tundub, et vau, pseudo. Aga üks asi, mis on nagu lähemas perspektiivis ja mis on tõesti väga huvitav, on see, et ühesõnaga nagu, kuidas seda öelda, et ühesõnaga Harari, eks ju, kõik, mis üpris kuulus mees, siis on paljud raadiokuulajad kindlasti kuulnud, et ühesõnaga Yuval Noah Harari, tema selline väga hästi ära tabatud ütlus on see, et praegu on niiviisi, et intellekt ja teadvus on nüüd kindlasti nii-öelda lahti võimalus neid lahti ühendada. Et meil on, eks ju niiviisi, et meil on, ütleme, need, noh, ütleme, inglise keeles on see sensing, et taimedel on selline omadus nagu sensing. See tähendab seda, et neil ei ole närvirakke ja nendel on selline omadus. Siis kui tulevad närvirakud nagu loomad näiteks, nendel on selline omadus nagu feeling, see on kõrgema taseme asi. Ja sul on, ütleme, siis tuleb consciousness, teadvus ja siis tuleb intellekt, need kõik tulevad nagu kõrgemal tasemel juurde. Ja samas on nii, et kui sa näiteks anesteesiaga võtad sensingu taseme maha, siis kukub kõik ülemine kõik ära, et sul ei ole enam feeling ut, sul ei ole consciousness, et kui sa teed nagu anesteesia. Aga nüüd on niiviisi, et selgelt, eks ju, meil on olemas selline, tähendab, ütleme, kõigides ei ole võib-olla üheselt nõustumiseks, aga sul on olemas selline asi nagu tähendab, on sul selline asi nagu need LLM-id, millel on intellekt, aga millel ei ole neid ülejäänud kõiki pooli. Ehk sul on selline seis, kus sa kirjeldad GPT-le, kirjeldad seda, et sa sõidad autoga üle silla ja sa lähed näed inimest, kes seisab silla serva peal, siis see GPT oskab kirjeldada kõike, mida sina tunned ja mida see inimene tunneb ja ta tahab võib-olla alla hüpata ja mis käib sinu peast läbi ja nii edasi, aga tal endal seda ei ole, eks ju. Et siin on see asi, et selline nagu suur muutus on järsku tulnud, sest noh, minu arvamus nagu on kindlalt see, et nii-öelda, et tal ikkagi intellekt on, et siin võib vaielda isegi, noh, see on võib-olla mingi pool aastat vana asi ja siis enam nii ei arvata, aga ma olen paljudega vaielnud, kes ütlevad, et no mis see keelemudel muud on kui järgmise sõnaosa ennustaja, next token predictor, et siin minul on nagu selle kohta enda arust hea lause, et see on sama, mis öelda seda, et penitsiliin, see on siis antibiootikum, mis, eks ju, et penitsiliin takistab bakterite rakuseinte sünteesi. See on selline asi, see on tõsi ja siis sa mõtled, et sa saad midagi aru ka, et sa tead, et on seinad ja siis et on rakud ja nii edasi, aga tegelikult see ei ütle suhteliselt palju, et minu jaoks on rohkem see asi, et GPT-ga on see, et ta on loonud sellise nagu 3000 mõõtmelise hüperruumi, oleks see seletada, mida see tegelikult meile tähendab. Ta on loonud 3000 mõõtmelise hüperruumi, kus on siis istuvad sees kõik meie mõisted ja pildid või mis iganes nüüd ju ka. Ja see mõistete ruum on tähendusega ja ta on, tähendab, esiteks, kui ma ütlen 3000 mõõtmeline, siis seal on tähtis öelda seda, et sama Pythagorase teoreem, mis meil kaugust aitab mõõta,
kehtib seal ka, nii et see on lihtsalt nagu üks raskem ruum kui meie paberil olev joonis, aga ühesõnaga ta on loonud nagu, et matemaatika abil on loodud selline tähendusruum, mille peal on võimalik ära eraldada siis see intellekt ja teadvus. Et jah, ühesõnaga ma nüüd teen paar sammu tagasi, et kust me alustasime, aga ühesõnaga, et see tehisintellekt on olukord, kus on ära lahutatud meil teadvus ja intellekt ja selle järelmeid on väga palju, millest me suurt veel ei tea, kus see kõik juhtub. Kas siin takistuseks, ma mõtlen, kui veel jätkata sellisel filosoofilisel teemal, et kas see takistuseks ei osutu see, et me tegelikult teame ka iseenda või nagu inimese teadvusest ja ajust niivõrd vähe, et minu meelest see saab olema nagu väga suur takistus sellele, et me jõuaks nii-öelda selle üldise tehisintellektini, sellepärast et noh, me isegi ei tea, kuidas see meis endas toimib, et kas meil on võimalik nagu selleni jõuda ilma, et me oskaks nagu seda otseselt defineerida, et noh, kui selle penitsiliini juurde tuua, on ju, et sa saad aru, et inimene on haige ja sa annad talle ravimit ja see ravim tapab baktereid, on ju, või noh, neid rakuseinasid ja siis ühesõnaga see inimene saab terveks, aga nagu see, et kuidas see teadvus toimib, on endiselt suures pildis müsteerium. Ja selles suhtes seda küll, et seal on kaks asja. Üks on see, et kõigepealt noh, me lugesime raamatuklubis sellist raamatut nagu Damasio Feeling and Knowing Making the Minds Conscious vist oli. Ühesõnaga ta on 300,000 tsiteeringuga teadlane, nii et ta teab seda kraami, seda inimese toimimist. Noh, muidugi raamat oli haikudena kirjutatud, nii et väga raske lugeda, aga seal oli selline asi, et noh, see, mida need sõnade tähendused, et see, mida meie nimetame intellektiks, nendel oli juures teine sõna, mille nimi on implicit intelligence. Ja see on see, et kui sul on ainurakne ja ta oskab liikuda teatud ainete poole ja oskab liikuda teatud ainetest ära, mis teda ohustavad, siis see ongi juba implicit intelligence. Ja see on natuke sarnane selle, kuidas närvivõrgud, eks ju, on sul sellised, mida on väga raske kaardile panna nii-öelda, et nagu explainability of neural networks. Ja teine asi veel, et jah, et see ChatGPT intuitsiooni asi, et siin on huvitav on see, et ma olen nagu jahunud ka kusagil LinkedInis inimestega, kes on nagu ütleme, nad on filosoofia taustaga ja mul on selline tunne, et siin on selline nagu sellele Harkis-P profiiliga oleks selles suhtes nagu hea profiil, et see, kuidas nagu sõnastada seda, mida teeb GPT intuitsioon või mis see on, et see ongi seesama, et tal on see latentne teadmuste ruum, see oli see 3000 mõõtmine ruum, kus kõik mõisted sees istuvad ja ta suudab nagu tekitada häid vastuseid, ütleme, kasutades seda ära nii, et tal on ka mustrite kompressioon, noh, see on kõik kolmukoorum kompleksid, et noh, üks asi on see, kui sa oled seda natukegi õppinud, siis sa nagu tunned vähemalt, et sa saad aru, et mida sellised laused tähendavad ja siis sa saad nagu paremini kui võib-olla ainult filosoofia taustaga inimene sellest nagu kuidagi nagu mõnes mõttes aru ja siis, et noh, et see kõik see mustrite kompressioon on nagu selline statistiliste regulaarsuste otsimise asi ja ta nagu suudab selle intuitsiooni abil nagu üldistada nii, et tal ei ole olemas kõiki eelnevaid samme, et ta nagu lihtsalt hüppab sinna õigesse suunda, aga seal on nüüd väga tähtsad asjad. Ma lähen jälle korraks, räägin veel edasi, et need asjad on sellised, et kõigepealt sul on see promptimine, mis on jube tähtis.
sest see promptimine on see, mis paneb su sellesse õigesse suunda minema, selle GPT. Ja see on umbes nii nagu doktoritöö tegemisel on inimesed, kellele kirjutatakse doktoritöö tegemisel õpetuseks, et jah, et väga tugev doktoritöö, sest ta oskas ise küsimuse püstitada ka. Ja see promptimine on siis selle küsimuse püstitamise koht ja siis see GPT läheb õigesse kohta, kusjuures isegi veel siin ei ole kõik läbi, et siis on see küsimus, et see GPT intuitsioon, millest me kõigepealt rääkisime, see on nagu Kahnemani ja ma tean, sina, Lauri, oled psühholoogi tausta ka, sest see on väga hea rääkida seda, et Kahnemani süsteem 1 on nagu see GPT intuitsioon ja nüüd, kui panna see niiviisi, et see agentsus ehk see agentne orkestratsioon ja see, kus sa teed mingisuguse sellise software layer'i, mis mängib ping-pongi selle LLM-iga, see oleks nüüd süsteem 2 ja viimane asi veel, see ka veel kõik ei ole kõik, et kui sa võtad nagu, et sul on selline agent, kus istub ka sees see nagu, mis on see gun'id, generative adversarial network, seal on see põhimõte, et sul on kriitik ja actor. Ja kui sul on nüüd kriitik LLM ka, siis see on juba nagu paralleel metakognitsiooniga, see thinking about thinking, mõtlemine mõtlemisest, et sa saad nagu neid paralleele tuua sellest, mida meie inimeste kohta teame, aga noh jah, kas see kõik on nagu adekvaatne ja vähemalt sa püüad aru saada, mis see LLM teeb? Ei, mõttemudelina on päris hea, jah. Paar päeva tagasi nagu väga värske uudis oli just see, et mitte hallutsinatsioone ei vähendata ega fact-checking ut ei suurendata nende LLM-ide puhul, vaid nad teevadki midagi sellist, et ta justkui seesama mingi kriitiku aspekt on sinna juurde pandud, et kuule, meil on nüüd selline output, et ja siis seda mingi teine LLM siis nagu kritiseerib, et kuule, et see ei tundu nagu väga lollakas. Ja siis see nagu vähendab seda, mis iganes vearuumi nad mõõdavad, vähendab nagu väga suurelt. Jah, et selles suhtes on hästi huvitav näha seda, et nagu nende mõne aastaga on see GPT muutunud väga palju agentsemaks selles mõttes, et kui sa küsitad mingit asja, mida ta ei tea, siis ta pigem juba ise ka guugeldab seda ja võtab selle juurde, et jah, need nagu need täiendavad kihid tulevad sinna peale. Kui sobib, astuks tagasi praktilisemate väljundite juurde, et uuesti sinna SensusQ poole vaadates, teil on nüüd need 4 erinevat nii-öelda tehisintellekti, kas need kõik ei ole agendid, eks ole, vist on? Ei, agentsus on see executive AI nii-öelda. Kas te näete, et see on ka midagi puudu praegu? No selles suhtes, et ütleme, kas või see, et kui palju ütleme, saaks sellisest kombinatsioonist, kus sul on nagu kaardi informatsioon, mis on siis maakera peal ja ajajoon ja tekst ja kõik see kokku kombineerituna pluss see, mis on ka nagu kindlasti forthcoming, on see multimodality. Et näiteks kas või see, kui sul tuleb nagu RSS feed, RSS-i voog tuleb sisse piltide ja tekstina ja juba sealt kohe asju välja lugeda, nii et ütleme nii, et selles suhtes, et jah, jälle tuleb inglise keeles sky is the limit, et tegemist jätkub. Aga ma mõtlen, et kas te praegu kasutate nii-öelda neid, ütleme siis kas OpenAI või Gemini või muid mudeleid taustal, et seal on juba mingis mõttes see multimodaalsus sees või teil peab olema, ma ei tea, turvalisuse või millegi kaalutlustel kasutate vabavaralisi või enda välja töötatud mudeleid või kuidas see pool välja näeb? Meil on niiviisi, et me eelistame, et kõik asjad asuvad kliendi on-prem või kui klient soovib siis kliendi pilves, mis muidugi tähendab seda, et ükskõik mis pilves, et meil on niiviisi, et meil on asi jookseb Kubernetese klastris ja need Kafka streamid on tähtsad asjad, millega infot vahetatakse, aga jah, et ühesõnaga põhimõtteliselt on nii, et me võtame, et see on kliendi kas sisemises võrgus või siis kliendi enda
pilves jookseb. Aga kas ma võin sellist asja öelda, et ühesõnaga, kui võtta niiviisi, et üldse selline andmeteadlase tee, eks ju, siis jah, vot me Lauri varem rääkisime ka, et ühesõnaga üks küsimus on see, et noh, mis on kõik selle GDPR-i seosed sellises valdkonnas ja nii edasi, siis üldiselt mina sellel teemal ütleks seda küll, et olles ise, kui ma olen pankades olnud, siis ma olin ka nagu põhiliselt ikkagi rahapesu tõkestamise, finantskuritegevuse likvideerimise nagu osakondades, et või ärahoidmise, siis selles suhtes, et kui nüüd kujutad ette nii, et iga mudel luuakse ühel turul, kus on pakkumine, andmeteadlase pakkumine ja äripoole nõudlus. Ja nüüd on selline asi, et me nagu noh, kuidas öelda, et nendes valdkondades, kus noh, ma näiteks väga huvitavat saated teil, et kuulasin Creed Raveniga, Markus Tippus, Krat Trade, Joosep Plasman, neid saateid ja seal on selgelt näha, et eks, et kui sul on nagu selline äripoole probleem, kus ütleme, kõik andmed, mis vähegi seostatud tunduvad, sa võid kasutada, noh, nendel kahel juhul näiteks, siis on ka see, et muidugi noh, on suur kalduvus, et need andmeteadlased tahavadki sinna valdkonda minna, sellepärast et seal nagu sa ei pea mingi tohutut overhead'i maksma sellega, et sa GDPR-iga nii palju pead tegelema. Et see on arusaadav. Mina ise olen nii, et kui ma olin pankades, siis ma puutusin paljude valdkondadega kokku, et oli veel risk, mis on pankades suur valdkond ja krediidiskoorimine ja kliendipoolne ots ja isegi ka veel kapitali adekvaatsus. Et noh, kõik need peale AML-i ja finantskuritegevuse tõkestamise, et ma olen kõigiga nendega natukene mingil määral ka seotud ja selles suhtes, et noh, sul ongi olukord, kus näiteks ütleme panganduses sul see Frank Rosenblati 1957. aasta logistiline regressioon tõesti rõõmsalt jooksebki, sest sul on nagu ütleme niivõrd noh, kogu see süsteem on sul nii kõvasti reguleeritud ja ka noh, konkurentsi eest kaitstud ja sul on seal mingid olukorrad, näiteks ütleme nagu see rahapesu tõkestamine, et sul võib olla täiesti nii, et sul ei ole mitte nagu mingi regulaatori demand selle asja taga, et mida regulaator tahab, vaid ongi, et nagu pangad hakkavad tegema juba paralleelmudeleid, noh, mis on keerulisemad selleks, et nagu ise seda nagu industry side push'i teha. Et jah, et nagu see kõik see nagu see suurettevõtetel, aga noh, muidugi finantssektor on selles suhtes eriline, et ühesõnaga, et jah, et kui nad on palju kaitstud ja kõrgete sisenemisbarjääridega ja siis seal ongi nii, et see logistiline regressioon, et tavalises närvivõrgus sul võib olla 100 miljonit logistilist regressiooni koos ja siis nagu ühest küljest sa ehitad närvivõrgu või sa kasutad logistilist regressiooni, et see on nagu selline päris huvitav kompromiss andmeteadlasele. Kui reguleeritud see SensusQ jaoks siis on, et no, tundubki, et võib nagu olla päris tundlikud andmed? Jah, et see jääb rohkem meil klientide poolele, siin ma ei oska nagu niiviisi kommenteerida väga. Okei, et teie põhimõtteliselt annate mingisuguse endapoolse lahenduse neile ja see, kuidas nad päriselt seda kasutavad, see tegelikult teisse ei puutu siis otseselt. Jah, selles mõttes küll. Aga noh, muidugi on meil igasugused noh, ütleme risk ja risk kui selline valdkond on meil ka olemas, et noh, selles kuna see on arusaadav, et sellises valdkonnas me peame ise ka oma riske vaatama, ütleme nii. Mis need, ütleme siis väljakutsed praegu on, et kui see GDPR otseselt teie jaoks ei ole teema, aga mis on nagu mingisugused rasked asjad, millest peab läbi minema?
Nüüd ma ei oskagi muud öelda, kui ikka samm-sammult kõike, et ma ei oska midagi niiviisi välja tuua, et mis oleks raskem kui teised. Okei, Nii et et kui sa võrdled oma varasema kogemusega, et tegelikult see taandub sellisele ikkagi tehnoloogia teadmisele ja ongi vaja süvaoskusi ja valdkonnast. et selles suhtes ütleme, kuidas ma ütlen, et mis on väga meeldiv, noh, ütleme, kuidas seda öelda, et kes oma saba ei kergita, oli selline ütlus või? Et ühesõnaga, mis on väga meeldiv, muidugi nagu firma ja meeskond on väga meeldiv, see on nagu väga tore ja aga mis ma tahtsin veel öelda, on see, et noh, et see teine punkt, et see, kui palju on selline ütlus ka, eks ju, et kui palju villet kulub aurule, et auru kulub viljale, vabandust, et ühesõnaga, kui nagu noh, kuidas ma ütlen, ma hakkan jälle natuke kaugemalt tulema, aga ütlen niiviisi, et noh, pangad väga vaimustatud ettevõtted, väga toredad inimesed seal, noh, selles suhtes, et noh, mul on, ma ei tea, mingi 100 inimest vist telefonimärkmikus sees nende 3 panga peal, eks ju, väga toredad inimesed. Aga samas sul on suured ettevõtted ja see on natuke seotud selle agentsuse teemaga, et ühesõnaga sul on ettevõtted, kus noh, mina, kes ma olen jah, ütleme selle nii majanduse kui IT-domeenis sees olles olen ise ka kirjutanud akadeemilise artikli multinatsionaalsete ettevõtete juhtimisest. Siis ma tahaks öelda seda, et ma olen näinud näiteks, ütleme, 3 sellist asja esinemas, mis on noh, suurettevõtetes probleem ja nüüd ma jõuan kohe lahenduseni ka, aga need 3 asja on sellised, et noh, silotornid, eks ju, ehk sul on olukord, kus 10 inimesed võivad mitu aastat teha tühja tööd ja see on lihtsalt sellepärast, et noh, lahendus oleks väga ilmselge, et nii kui inimene märgendab ära, et on silo probleem, siis see tuleb lüüa trepist üles ja kui juht seda lahendada ei saa, läheb see automaatselt veel trepist üles, sest et kõige kõrgem tippjuht alati tahab, et ei ole silotorne. Ehk noh, lahendused on olemas, aga silo probleem eksisteerib või siis Lauri ennem küsis ka seda, et noh, mis on nagu buy versus build noh, meil, aga mina olen näinud olukorda, kus on nagu defineerimata sisemine konkurents, internal competition, selline asi on organisatsioonide kirjanduses kõik olemas, aga see peab olema defineeritud, nii nagu Nokias tehti 2 op-süsteemi. Aga kui sul on selline asi, kus sul on 3-kordne arendus, sul on 1 sisseostmine, 1 buy ja 2 build'i, siis võivad asjad olla ikka päris nagu defineerimata või siis 3. asi, mis oleks selline sõna parochialism, not invented here syndrome, ehk siis ühesõnaga selline minu kapsamaa on ainuke, mis loeb, et noh, ka olukord, kus ütleme 2 aastat turule mudel lihtsalt tõmmatakse maha ainult sellepärast, et see ei ole minu mudel ja rogue development ja mis need süüdistused on, et ühesõnaga sellises ettevõttes ja noh, ma ei ütle ühegi konkreetse panga kohta praegust, ma olen ju 3 töötanud, aga sellises ettevõttes, kus ütleme, sul on 10 000 töötajad ja sul on võib-olla 10 managerial layer'it, siis selles suhtes, kui nüüd mul on uskumine, et kui need agendid lõpuks nüüd äriprotsesside kallale saavad ja noh, see ei peagi olema ainult agendid, sest noh, praegu on panganduses on tohutu automatiseerimise voog. Ehk siis need on lihtsalt LLM-id, need polegi agendid, need on lihtsalt LLM-id, mis loevad sul keskpanga raportid läbi jada, et sealt võib nagu tulla palju nagu sellist majanduskasvu potentsiaali, ütleme siis nii. Ja noh, ühest küljest justkui inimesed võivad nii-öelda töö siis kaotada, aga teisest küljest nad saavad võib-olla suurema väärtusega tööd teha. jah, aga see kõik see tööteema on väga raske, ma ei kujuta üldse sellest ette, mis sealt tuleb, selles suhtes, et noh, et kumb siis peale jääb, et alati on noored generatsioonid vanad nagu kõrvale lükanud lõpuks, aga sul on olukord, kus nagu vanadel on see 10 000 tagumitu tundi tehtud ja mingid asjad selgeks tehtud ja ühesõnaga see, kuidas noored tööd saavad, noh,
ma ütleks, et ütleme, praktilisem lootus on ikka see, et need noored siis lükkavad jälle vanad kõrvale, et läheb see asi vanamoodi edasi, aga lihtsalt, et noh, see valge kraede ära automatiseerida, aga no ennem automatiseeriti sinikraesid ära, nii et sama värk, aga erinev olukord natuke, aga ei, selle kohta ma küll ei oska midagi arvata, et mis sealt nagu välja võib tulla. Ma saan aru, et praegu tegelikult, kuigi seda uudistest käib palju läbi, siis sellist mõõdetavat mõju siiamaani tegelikult praktiliselt ei ole, et kui siis vähesel määral noortel on raskem tööd saada viimasel 3 aastal, aga kas see sõltub nagu AI-st või on see kõik need muud inflatsioonid ja majanduslik olukord, et seda seost ei suudeta paika panna. Et ma usun, et minu seisukoht vähemalt on, et ei pea liigselt muretsema, et kõikidest revolutsioonidest ja kõigest muust on ju läbi tuldud, et isegi kui praegu on selline teadmatuse hetk, et siis kindlasti ega see 20 aasta pärast ei ole seda, et 90% inimestest on töötud, et inimesed leiavad endale kindlasti uued väljundid, mida teha, et samamoodi ju kui võtta 100 aastat tagasi, kus ma ei tea, 30, 40, 50% inimestest pidi põllumajandusega töötama, et siis nüüd on 1-2%, et ja, et selles suhtes see oleneb kõik sellest, kas sa oled optimist või pessimist, et selles suhtes, et nagu Harari ütleb seda, et noh, et kui suured olid, noh, just oligi seesama asi, eks, et sul nagu lükkus see fookus põllumajanduse pealt ära nende igast industriaalvärkide peale ja noh, kui palju on neid, eks ju, kes seal hammasrataste vahele jäävad, et ei tea, ei oska öelda jah, liiga raske küsimus minu jaoks. selge, aga ma arvan, et väga tore vestlus oli, Jaan. Suur aitäh sulle, et sa jagasid oma põnevaid mõtteid ja palju jõudu ja edu Sensus Q'le. Ma arvan, et teete väga kasulikku ja väärtuslikku asja ja tore, et selline süvatehnoloogia ja kaitsetehnoloogia Eestis toimetab, et aitäh ja jõudu. Suur aitäh, nägemist. Nägemist.